sõna prohvet Joeli raamatus teisest peatükist, salmid 21 kuni 27. Ja seal on öeldud: ära karda, maa, hõiska ja rõõmusta, sest Issand teeb suuri asju. Ärge kartke, väljaloomad, sest kõrbe rohumaad löövad haljendama ja puud hakkavad vilja kandma. Viigi ja viinapuud kannavad külluslikud. Ja teie, Sioni lapsed, hõisake ja rõõmustage Issandas oma Jumalas, sest tema annab teile õiglaselt varajast vihma, saadab vihma teile alla, varajase ja hilise vihma nagu ennegi. Siis saavad mehe alused täis nisu ning tõrred voolavad üle veinist ja õlist. Ja ma tasun teile nende aastate eest, kui saagi sõid rohutirtsud, vastsed, mardikad ja röövikud. See mu suur sõjavägi, kelle ma läkitasin teile kallale. Te saate küllalt süüa ja sööte kõhud täis ja kiidate Issandat oma Jumalat, kes teiega on talitanud imepäraselt. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse ja te saate tunda, et mina olen Iisraeli keskel, et mina, Issand, olen teie Jumal ja ei keegi teine. Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse. Aamen. Olge head, palun istet. Tänaseks lõikustänu-pühaks on kuuldu ülimalt sobilik meeldetuletus sellest, et raskete aegade järel annab Jumal paremaid. See oli raamat, milles need read olid kirja pandud, on piibli üks lühemaid ja selle dateerimisega on piibli uurijad veidi hädas. Seda on peetud üheks varaseks, küll märksa hilisemaks, isegi 5. sajandist enne Kristust pärinevaks kirjatööks. Ja eks sõltub tõlgenduski pisut sellest, kas neid randtirtse, keda siin mainitud on, tuleb võtta täht-täheliselt hävinguna, mis toob kaasa nälja, või on siin mõeldud, nagu ka on öeldud, sõjaväge, kelle Jumal läkitas oma tõrgest rahvast karistama. Ent tõrgendusest hoolimata on sõnum väga selge. Ole tänulik. Ja tänulikkus on midagi, mida Iisraeli rahvas pidi õppima ja õpib tänase päevani, nagu ka meie seda teeme. See on midagi, mis on tänapäeva inimesele võib-olla isegi veel raskem mõista kui sellele, kes elas vahetumas osaduses Jumalaga. See on midagi, mis kipub jääma ülesaamatuks kohustuseks, täitmatuks ülesandeks, nii kummaline kui see ka ei ole. Sest keda ülistab tänapäeva maailm selliseid superkangelasi, kes justkui ise oma jõududega on elust saavutanud edu. Kõigis ajalehe intervjuudes räägivad kuulsad suure õninaga, kui tagasihoidlikutest oludest nad ikka pärit on ja kui palju nad ikka on, nad on saavutanud kõik selle, mida nad arvavad end saavutanud olevat. Ja inimesed loevad neid lugusid ja imetlevad, isegi kadestavad, tahavad olla sarnased ja samastuda. Aga unustatakse ära lihtne tõsiasi. Inimene ise ilma Jumala armuta ei suuda midagi.
mõistusetu tundub nad mainimata jätta. aga kas me mainime oma edusammudest rääkides seda õpetajate õpetajat, seda kõige ülemat, kelle käest kõik hea tuleb? Kas me tunnistame, et ilma Jumalata ei suudaks me midagi? Kas me tunnistame, et kõik, mis meil on tema andnud? Mulle meeldiks väga mõelda, et meie tänulikkus Jumala ees on midagi, mida me saame õppida koolis, nii nagu ükskord ühte või tähestikku. aga paraku on see midagi, mida tuleb õppida terve elu. õpin minagi igal pühapäeval, kui kellel kantsleri tundub olevat üks aste juures ja õhk enne ülestõusmist otsa saab, mõtlen ma siin seistes. Aitäh sulle, Jumal, et sa annad mulle jõudu neist astmetest üles ronida. Aitäh, et sa lubad mul täna siin seista ja sinu sõnast rääkida. Sest võib-olla keegi kusagil paneb seda tähele. aga sellest hoolimata tundub mullegi, et ka tänulikkuse õppimisel olen ma alles algklassides või koolilik. Sest tänulik olla tuleb mitte üksnes kõige hea ees, mida meie eludesse küljuslikult voolab, vaid ka kõigi raskuste ees, mida Jumal meie teel saadab, et meid õpetada ja kasvatada. Mõtle siis, armas vend ja õde, tänasel päeval, tänasel leidlustanu pühal, milline on sinu tänulikkus? Kas nagu sellel inimesel, kes reisilt tulles leiab ees koristatud maja, hakkab nurisema, et prügikotid on pandud valesse kohta. Kas nii nagu sellel tööandjal, kelle heaks oled sa ennast haigeks rassinud ja kes sulle siis ütleb, et tule nüüd ikka esmaspäeval jälle kenasti tööle, sest meil ei ole kedagi sinu asemele võtta. Meil ei ole sind kellegagi asendada. Kas meil on kellegagi asendada Jumalat meie elus? Kelle või millega me tahaksime teda asendada? Ja kui me seda teeme, mitte küll sõnades, seda tehakse tänapäeval harva, õnneks, vaid südames. Kui me seda teeme, kas me siis mõtleme, mida tema tunneb? Ära siis arva, sõber, et tema ei tunne sama valu, mida sa ise tunned. Ära arva, et ta ei tunne hüljatust, tänamatust, et see ei kurvasta teda. Ära arva, et ta ei märka, kuidas sa iga õnnestumise korral oma elus iseendale rusikaga rinnale lööd, öeldes, et sa oled tubli ja hästi hakkama saanud. Sest tema on alati kohal. Tema märkab kõike. Tema hoolib kõigest. Meie, võib öelda, peaaegu rahvusluuletaja Liidia Koidula on kirjutanud
sind põlgavad, vihkavad, kui usk ja armastust langevad, siis ema süda inimeseks läheb. Sedasama võib öelda isa südame. Selle meie kõigi taevase isa südame kohta. Jumala armastus ei liigu meie juures, ei kao, ei lahku, tema rahuseadus ei kõigu. Ja sellepärast mõelgemgi täna, kuidas me teda täname ja mille ees. Kas me mõtleme sellele, et meil ei seisa maja ees naabrist parem hõbedaselt läikiv Mercedes? Või me mõtleme, kui hea see on, et meie vana Žiguli ikka veel liigub? Me oleme õnnetud oma nõrgeneva nägemise pärast või täname Jumalat selle ees, et meie silm ikka veel seletab pühakirja lugeda või niiti nõelale taha panna. Kas me õhtul oma voodis mõtleme, oleks ma täna teinud seda või teist, ostnud lotopileti, läinud sõbraga õllele ja tundnud end mõnusalt. Või mõtleme, armas Jumal, aitäh, et mul oli see päev. Ja kui ma ka homme suren, siis täna olen ma elanud. Ja kui me tõesti võitleme, kui iga päev meie elus on heitlus, valuga, ahastusega, meeleheitega. Võitlus võlgade või sõltuvushaigusega pärast, suhete purunemise pärast, võitlus raske haigusega, siis kas me oleme tänulikud selle ees, et keegi aitab meil seda võitlust võidelda, et keegi kannab meid süles läbi nende raskuste ja et see keegi meile viimaks igavese rahu kinni. Kas me oskame olla tänulikud? Sellepärast ütlen ma sulle, armas õde ja vend Kristuses, kes sa täna seda jutlust kuulad, olgu siin kirikus või oma kodus arvutiekraani ees. Jumal näeb ka neid pisaraid, mida sa nutad, kas öösel üksi oma kambris või tänaval teiste inimeste hulgas, kus keegi neist ei hooli. Jumal hoolib